Tere! 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 Sind on nii raske tabada, sul on vist kohutavalt kiire praegu. Et mul ei olegi niivõrd kiire, kui ma olen väga oskamatu arvutis ringi käia. Kõik, mis teen, kohe kustub. Ja siis ma ei leia ühtegi puruvana ega münnuausurit, kes tahaks mind aidata niimoodi, et jääkski tööle. Kas sa internetis ka käid? Jaa. Mis ma seal tegema peaks? Ma ei tea, mida inimesed... Küsid, täna pean käima või? Ja kas sa täna lähed veel? Jaa. Nii, mul on väikene spikker ette valmistatud. 2 küsimust. Nii. Homme õhtul, see on kõige olulisem, toimub sinu muinasjutu õhtu siin samas kinomajas kell 4. No see on nii uhkelt välja kuulutatud minu muinasjutu õhtu. Ma ise lugesin Helle Karise muinasjutu õhtu ja siis vaatame koos filmi ka. No selle autori peab nüüd üles otsima, kes niisuguse uhke väljakuulutuse tegi, aga üldiselt no eks ta midagi tuleb, jah. Kas muinasjutu õhtu tähendab seda, no minu mälestustes näeb muinasjutu õhtu välja selline, et lapsed istuvad vaguralt, käed on süles ja siis üks inimene ees räägib võimalikult ilmekalt neile ühe muinasjutu loo. Vaata, kui sa nüüd päris ausalt teada tahad saada, siis mina ei tea, mis see õhtu endast kujutab, sellepärast mina ei tea, kes siia tuleb. Kas need on lapsed, mammad, papad, sõbrad või ei tule üldse keegi? Et selles mõttes see on väga erinev, eks ole, mina olen selles mõttes väga suures raskuses, kui ma pean mingid klipid kokku panema, siis ma ei tea, kes seda vaatama tuleb. Üks asi on see, et sa räägid nagu täiskasvanud inimesega, et miks seda õhtut on vaja, kellel seda on vaja, vaatama. Kui on lapsed, siis nemad niisugust tarka juttu kindlasti kuulata ei taha, eks ole. Nemad tahaks vaadata tõesti ainult seda muinasjuttu. Aga kui nüüd see niimoodi õhtuks on tituleeritud, siis selles mõttes ma saan aru, et õhtu see tähendab seda, et lubatakse nagu režissööril ka midagi öelda. Või et mõni külaline tuleb ja näitab ennast või niimoodi. Et muidu oleks ta ainult filmi vaatamine. Millal me saame näha teie järgmist muinasjutu filmi? Unistame koos.